Tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Mul oli siin vahepeal väike tähistamise päevad. Mul oli väike sünnipäev, tähistasin seda, külalisi käis. Ja sünnipäeval tegin klassikaliselt kirjud koeraga, seekord ilma marmelaadita, vaid kuivatatud puuviljadega. Ja siis ma tahtsin näidata, see tass on minu tehtud. See on tehtud küll juba mingi 10 aastat tagasi, aga kunagi käisin keraamika ringis ja tegin ja nüüd ma leidsin teile üles ja võtsin kasutusse. Ääretult armas tass. Aga sünnipäeva puhul sai ka ennast natuke ületatud ja tehtud ka väga-väga pika aja tagant võileivatorti. Ma vist tegin seda 20 aastat tagasi. Et see ei ole olnud nagu minu mingi, ma ei ole seda nagu osanud teha, aga siis ma lihtsalt tegin tunde järgi ja väidetavalt oli väga maitsev ja ise jäin ka rahule. Ja mis teine asi, mis oli täielik hitt, oli biskviidi vahukoore koobimagreemi kook. Poiss mul aitas seda kaunistada maasikatega ja iga kihi vahel, siin oli 3 kihti, iga kihi vahel oli ka ohtralt maasikaid ja kreemi. Ja muidugi saime grilli kasutada. Aga ma lubasin eelmises videos näidata, kuidas ma mune värvisin. No see ei ole midagi erilist, täiesti tavaliselt. Nii nagu siin enamus eestlasi värvivad mune. Mul ei olnud ainult marlid kodus ja ma leidsin sellise õhema linase riide ja proovisin sellega, aga ma tahtsin katsetada hibiskusega. See on selline hästi punane tee ja ta võiks ju anda natuke värvi, et ma olin nagu kuulnud, et ta seda teeb, aga hiljem selgus, et ma kasutasin seda valesti ja ma pärast ka räägin, mis ma valesti tegin. Aga põhimõte oli mul selles, et mul olid punased ja valge sibula koored ja siis ma lõikasin vahele nagu selliseid väikseid paberitükke. Sest ma mõtlesin, et siis jääb selliseid nagu valgeid kujundeid ka sinna vahele, selliseid laigukesi. Et äkki on huvitav, kuigi ma nüüd teinekord enam vist neid ei lisaks, sest neid valgeid tükke ei liiga palju. Aga ma tegin niimoodi, et ma panin seda hibiskust natukene sinna munakeedu vette. Aga sellest oli liiga vähe, et see hiljem ma kuskilt lugesin, et seda hibiskust oleks pidanud ikkagi jätma nagu terveks ööks need munad sinna ligunema, et mitte keema, aga ligunema, et kui on ära keenud, siis nagu kange tõmmise sisse, et siis oleks ta nagu andnud efekti. Ja väidetavalt oleks teinud ka munad hoopis selliseks siniseks, mitte punaseks. Kuigi ma hiljem mõtlesin, et kui sa vaatad nüüd seda linast kotiriiet, siis ta tegi selle nii ilusaks roosaks ja selline kohati lillakas, kohati roosakas, et hoopis seda võiks proovida nagu koti värvimisel. Ma ei usu, et see on punase sibula süü. Ma arvan ikka, et see on selle tee süü või siis nende koos mõjuma, seda ma ka kindlalt ei oska öelda. Sest ka koti ääred olid ilusti punased. Et võib-olla ka oli see punane sibul, vaat nüüd ei oska öelda, nüüd peab katsetama. Aga väga ilus roosa värv tuli nendele riietele. Ja iseenesest huvitavad munad, et midagi ei ole öelda, kohati on sellist ilusat kollast ja kohati on sellist ilusat punakat, sellist oranžikat. Ja maitsvad olid nad ka. Aga siin on mul üks lillepeenra projekt. See on mul eelmisel aastal loodud lillepeenar. Siin on näiteks kortsleht kohe alguses, siis tulevad siin natuke lumekuppu, on paista veel, mõni õiski paistab veel. Siis on karikakar, siit ülevalt tuleb kõvasti juba tõnnikes, siis on brunnera, talifloks on seal ja lõpus on ka vist päevakübar. Aga mul ei olnud sellel peenral nagu konkreetset äärt. Mul olid kunagi pandud sinna need kartusekivid, aga need ma võtsin ära, sest need olidki mul pandud ajutiselt, et muru väga sinna peenrasse ei tungiks. Aga kuna mul oli see õunapuu mahavõtmise projekt ja sealt jäi nii palju ilusaid oksi järgi, et ma mõtlesin, et nüüd on hea hetk see peenar korda teha ja kasutada need oksad ka ära. Lõikasin siis parajad jupid ja tagusin niimoodi iga natuke aja tagant ühe oksa sisse. Ja siis oli ainult vaja metsast tuua natukene neid pajuvitsasid. Ja siis ma mõtlesin, et ma punun selle ääre, et ma ei olnud seda ammu ka teinud, et selline mõnus töö. Siia läheb neid oksi küll väga palju, aga neid oksi on igalt poolt saada. Tee äärtest ja kraavipervadest ja igalt poolt need praegu tõusevad üles ja ma muidugi võtsin kogemata liiga nagu selliseid tugevamaid oksi, nii et ma neid ääri ei saanudki nagu kaasata siia põimimisse, vaid pidin need eraldi tegema, sest siis kui ma keerasin nagu selle oksa üle ääre, siis ta läks nagu praks katki.
et ta nagu nii tugevalt ei paindu, et päris niimoodi nurga alt, täis nurga alt, et oleks pidanud tegema selle nagu peenra otsa sellise nagu kaardu rohkem, võib-olla suurema kaarega, et siis oleks see punumine täitsa võimalik olnud. Aga no pole hullu, see on esimene punumine, mul ma kindlasti punun lähiajal veel, sest mul on ka siin üks aiajupikene vaja punuda. Ma ei tea, mõned võib-olla on kursis, et ma olen rääkinud, et mul on nagu krundi ääres oli nagu kuusehekk hästi kõrge, aga kahjuks naabrid võtsid selle maha ja nüüd ma pean sinna mõtlema midagi asemele, et et oleks see komposti hunnik vähemalt natukene kaitstud või ei ole nii silma all. Ja siis ma mõtlesin, et ma punun sinna siis nendest pajuokstest ilus väikse aiakese sinna taha, et ma arvan, et oleks täitsa nunnu ja varjaks seda ka natukene seda komposti hunnikut. Lihtsalt on vaja jälle tuua auto täis oksi. Aga noh, see on ka selline tore tegevus. Olen leidnud ka koha, kus on juba lanki harvendatud ja need oksad jäetud sinna maha mädanema, et mul on ainult kokkukorjamise vaev, et ei ole nagu probleemi need sealt ära tuua. Selline ta siis hetkel jäi ja sinna lõppu ma jätsin selle tõunapuul oli üks selline hästi kõver oks ja siis ma mõtlesin, et ma jätan selle alles ja panen sinna ka midagi ronima, et see oleks nii super lahe. Et ta on kohe selline loomulikult selline kõver. Ja kuna ma punumise lainel juba olin, siis ma mõtlesin, et ma teen korraga ära ka tomatitele toed, et sinna peenrasse ma plaanin panna suvel tomatid kasvama. Et on sellised madalamad natuke, mis ei kasva nii kõrgeks mõned sordid, aga vajavad ikkagi toestust, et muidu nad lähevad liiga ümber, siin ikkagi tuulekoridor on. Ja siis need tomatid on sellised nagu liivased või mullased ja sodised, et siis, et saada puhast tomatit ja ei tuleks see mädanik võib-olla nii kergelt sisse, siis ma ikkagi tahan need kõrgemale toestada. Neid viise on erinevaid ja ma kindlasti proovin ka erinevaid, aga see oli nagu hetkel kõige lihtsam, mis mul pähe tuli. Et panna 2 jalga ühele poole, teisele poole ja siis üks pikem oks peale, mille külge ma saan siis nöörid siduda. Et ma kindlasti veel panen sinna nendele okstele mulda ümber, et nad ümber ei läheks. Et praegu võib-olla natukene ebastabiilsed, sest see peenar ei ole nii sügav, et saaks nagu väga kõvasti suruda ja seal põhjas on veel papp, ei ole veel täiesti ära lagunenud. Ja siis tegin teise ka sinna kõrvale, et selline see hetkel jäi. Ma juba tassisin kompostikastist ka oma värske komposti sinna sisse ära. Ja nüüd ma lihtsalt tahan panna sinna ühe kihi veel musta mulda peale ja siis ongi istutamiseks valmis. Teised kastid ka mul ootavad veel seda, et ma komposti hakkaksin laiali tassima sinna. Varsti ma seda teengi. Ja viimane punutis oli siis selline, et kuna mul on kaevu kõrval sellised hästi vanad kastid, kuhu ma panin mulla sisse, et lilli kasvatada ja siis ma punusin sinna sellise kaare, et sinna ma panen raudselt kas mungalille või lilleherne, et see on mul juba külvatud, et siin on nendele nüüd siis koht olemas. Ja siis üks projekt, mida ma olen ammu edasi lükanud, mul oli väga pikalt see kuuse installatsioon ukse taga, mida ma ka olen oma kanalis näidanud vanadest lauajuppidest. Ja kuna ma olen ka näidanud, et mul on neid voodi otsasid, et ühe voodi ma panin ka ühes videos kokku, aga mul on neid täpselt samasuguseid voodi otsasid veel 2 tükki, mis on väga-väga mustad, väga-väga tolmused, sest nad on olnud mitukümmend pluss aastat kuskil kuuri all lahtise tolmu käes ja kus nagu nad olid isegi rasvased täitsa, ütleme nii. Ja ma pidin neid lausa seebiga harjama, aga puhtaks ma nad sain mitmekordsel hõõrumisel. Ja ma mõtlesin, et ma proovin teha sellise nagu installatsiooni oma ukse taha, et ma värvin ta kergelt üle niimoodi lihtsalt õrnalt, et oleks natuke heledam, et seda pruuni ma hästi ei tahtnud sinna. Ja et ma panen sinna ette sellise lillekasti, mille ma siis ka meisterdasin lauajuppidest ja sinna alla kasti põhja ka väiksed lauajupid, et sinna saan siis ka midagi lisada. Ja ma ei oodanud isegi ära, et see kuivaks ära see voodi ots ja see värv jäi palju huvitavamalt sinna peale, kuidagi selline nagu vajus laiali. Nii mõnus oli vaadata seda, et see värv nagu läks ühtlasemalt laiali, kui see pind oli alt märg. Ja jäigi selline hästi läbikumav ja kuivas natuke nagu hallikaks lõpuks, et mitte selline valge, aga ma tahtsingi, et oleks selline mitte puhas valge, aga lihtsalt heledam, mitte nii tume.
hiljem ma veel kaunistasin seda erinevate asjadega, mida ma siin ka näitan, aga jah, täiesti ühest värvikihist minu jaoks piisas, et ma ei hakanud seda nagu lumivalgeks tegema, mis mulle väga ei meeldi. Ja siis mul on kuskilt kaltsukast tasuta saadud selline, ma ei tea, ma arvan, et see on jõulukaunistus olnud kunagi, aga võib-olla mitte, ma ei tea. Igal juhul oli tal, ei olnud nendel, nad olid nagu inglid, neil olid tiivad katki ja neil ei olnud enam neid rõngaid peas, need olid metallist. Need olid ära kukkunud ja ühesõnaga ta oli nagu amortiseerunud ja siis ma mõtlesin, et ma tuunin selle selliseks toredaks kevadkaunistuseks. Värvisin selle südame roheliseks ja kleidid panin selga, et oleksid nagu rohkem nagu haldjad, mitte inglid. Lillehaldjakesed, et tooksid mulle lille ja õite ilu. Ja selline ilus meelespeadega salvrätik oli mul ka ja see sobis nagu täiega hästi sinna. Ja mulle endale väga-väga meeldis see tulemus, mis lõpuks jäi. Panin selle siis ohtra PVA-ga sinna külge ja kuna mul see trepi esine on nagu katusega kaetud, et sinna nagu vihma peale ei saja, et see nagu märjaks ei saa ja ma ei pea seda nagu väga tugevalt nagu ei lakkima ega midagi tegema, sest iseenesest PVA läheb nagu ikkagi veega niiskeks, et seda nagu ei saa, see ei ole veekindel. Ta lihtsalt on nagu hõrnalt lapiga puhastatava, aga mitte veekindel. Ja selline see jäi minu arvates super äge. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen neile ka juuksed pähe, et oleksid sellised nunnumad, muidu on nagu mingid kiilakad. Ja selleks kasutasin takunööri ja lihtsalt liimipüssiga siis panin pähe, mõtlesin vahepeal, et teen neile ka mingid patsid või midagi. Aga ei, jätsin ikkagi lõpuks lahti lihtsalt, et lihtsalt liimisin nad natukene tugevamalt allapoole ja väga ühte patsi proovisin ka ühe peal. Aga ei meeldinud mulle eriti aga ma ei hakanud punupatsi tegema, et jätsin nii lahtised juuksed olid minust kõige paremad. Selliseid ägedaid asju mulle meeldib teha, et kus ma nagu leian kuskilt mingi tooriku ja siis lihtsalt nagu tuunin seda olemasolevat. See on minust kõige nunnum, et sa ei pea nagu kõike päris nagu nullist tegema, aga sa saad nagu täiesti nagu oma soovi järgi ta nagu tuunida ja teha selliseks nagu sinu maitse on. Et see traat mulle hullult meeldib, see millega seda riputada, et selline nagu natukene roostes ja rustikaalne ja selline ebakorrapäraselt nagu murtud ja ta oligi selline, ma ei tea, kas ta sai muljuda, ma arvan, et ta sai muljuda, aga ta mulle just meeldib, et ta oli selline. Ja siis mul ei olnudki muud teha, kui kruvisin selle nii-öelda lillekasti sinna ukse külge kinni, see natukene kitsam tuli kui see originaal, aga kuna mul olid sellised laojupuid olemas, siis ma ei hakanud ka nagu üle põdema ja teda nagu midagi uut sinna välja mõtlema. Ja siis lihtsalt panin naela sellele kaunistusele ja hiljem kruvisin ka selle voodi otsa sinna seina külge kinni, sest siit käivad sellised huvitavad tuuleiilid läbi ja asjad lendavad lihtsalt ära. Et kindluse mõttes, kuna ma panen ju sinna ka lilled, siis on kindlam, kui see ümber ei lähe. Kuna mul ei olnud nagu midagi spetsiaalselt varutud siia ja mul nagu otseselt ei olnud midagi väga huvitavat, siis ma leidsin ühe korvijänesega, mis mul juba eelmisest aastast oli ja ühe lillepoti panin sinna ühe lillekesega ja siis leidsin ka ühe sellise aldja moodi kuju ja panin ka tema sinna aga ma arvan, et suve poole ma panen selle kasti siis nagu kihi, et see kast nagu nii ruttu mädanema ei lähe ja siis istutan sinna mingid lilled sisse, et oleks nagu rohkem õisi. Ja siis ma sahtlist leidsin viimased need siirdekleepsud või siirdepildid. Siis ma mõtlesin, et kasutan need ka siin ära. Ühe mesilase leidsin. Ja siis ühe sellise nagu sildi või leibeli, et selle panin siis sinna voodi keskele, aga hiljem võib siia veel midagi lisada, näiteks mingid pildikesi või panna knopkadega midagi, et mingid teateid või mis iganes postkaarte, aga praegu jäi selline nunnu, et ma ise jäin väga rahule.
aga sinna korvi, mida ma veel mõtlen, mida ma veel panen sinna suurde, et hetkel on mul seal töökindad. Ühte meisardust ma tahan veel näidata, mida ma tegin. Mul tuli üks idee korrastada oma nõela nii-öelda kogu ühesõnaga käsitöömaterjalid on mul siin raamatus ja ma kutsun seda nõelaraamatuks. Ja ma lihtsalt õmblesin ühed kaaned, mul oli üks tore lindudega padjapüürvana, mis oli nagu juba, mida ei saanud enam kasutada, oli juba katki äärtest. Siis ma lõikasin selle lahti, panin vatiini vahele ja õmblesin sellest kaaned. Ja siis ma hakkasin neid kaani lihtsalt vabas tehnikas kaunistama, mingi pitsikeste ja lapikestega ja linikutega. Näiteks ühe liniku õmblesin sinna keskele, kuhu saab kinnitada igasugused need klambrid, mida õmbluses kasutatakse. Ja sinna vahele ma õmblesin 2 vildilehte, mis on sellised pehmed. Oleks võinud ka lihtsalt mingi salli jupi panna, aga mul ei olnud ühtegi vana salli, mida lõikuda. Sellist, mis müüakse sellised, mis ei ole nagu, mis on nagu masinaga kootud, aga ära viltunud. Ja siis sinna vildi külge on nagu väga hea neid nõelu panna. Aga ma sain siin kaunistamisel ka kasutada ära igasuguseid kangajupikesi, näiteks selline vööjupike mul oli mingitest vanadest aegadest jäänud, sobis ilusti nagu raamatu seljaks. Selline see raamat siis jäi, ma lisasin veel hiljem igasuguseid pitsikesi ja jupikesi sinna, mida ma nüüd näitan ka natuke, ühe pärlitüki sinna, ma tegin sinna augu ja mingi selline nagu võtmehoidja moodi asi, mis ma sinna lisasin. Ja siin all on väike pitsike ja seal üleval on ühest märgist üks nahatükike ja siis siia vahele ma veel panin ka mõned sellised lihtsalt pitsijäägid, mis olid jäänud. Ma hoian neid tavaliselt alles, kui midagi järgi jääb, et siis saab kuskil ära kasutada. Ja siis siia saad panna oma nõelad ja ka muud asjad, mida sa saad sisse torgata nagu siia vildi sisse, et märgid näiteks saab panna niimoodi ja siis haaknõelte jaoks tegin eraldi sellise riba. Sinna vahele saab need panna. Siis ühed käärid on seal, mida sa ilusti siia vahele panna. Siis siin on tasku pisikeste nõeltega, neid ma ei hakanud nagu kõiki ükshaaval sinna vildi sisse panema, et see oleks olnud liiga tüütu, et las nad olla seal. Siin on veel mõned nõelad, siis mingi särgi küljest õmblusvabrik Sangar, selline sildikene. Ja siin on veel üks tasku, kuna mul oli üks selline pisikene mõõdu nagu selline lint, siis, mida sai kokku voltida, siis panin selle sinna. Ja siis need lõksud igasugused kinnitasin siis selle liniku külge, kuna see on ainult äärtest kinnitatud ja keskelt lahti. Aga selline see tänane video sai, ma loodan, et teile meeldis ja kohtume järgmine kord.